Sit ready. Attention. When we were younger, we weren't about to go nowhere. Singing from the rooftop, turning on the light. Naiste kergekaalusõudjate finaalsõit on lähetatud teele. Naised tohivad selles võistlusklassis kaaluda kuni 61,5 kilo ja seda sõitu on asunud juhtima kohe Olga Svirska, kelle nimi on väga paljudele sõudesõpradele kindlasti ka tuttav. Nii nagu ka Eve Sankovski nimi, kes sisesõudmisvõistluseid on arvukalt kaasa teinud ja eelmisel aastalgi võistles, tegi seda suurepäraselt, oli mullu teine tulemusega 3:41,7. Selles sõidus ka mullune kolmas Evita Poole, Läti esindaja, kes on hetkel koos Svirska ja kaasmaalana Liga Parfenaga liikumas täiesti võrdselt kolmikuna seal esimest kuni kolmandat kohta jagamas. Ja eelmise aasta ansamblist vaatame, kas on veel siin võistlejaid. No ei ole kohal mullust võitjat Tatjana Grigorjevat, Läti esindajad, kes saavutas mullu tulemuse 3:41,3, aga selle eest tema kaasmaalannad, klubikaaslased, võistluskaaslased on siin olemas täiesti ja Olga Svirska on seda sõitu koos Evita Poolega juhtimas. Liga Parfena on hetkel kolmandal positsioonil ja nagu näha, siis lätlannade kolmikjuhtimisel on see sõit praegu toimumas. Eve Sankovski on neljandal positsioonil sisuliselt samal pulgal Anna Kutsikaga, kes on samuti Läti esindaja, nii et täiesti võrdsed tulevad ja kui siin nüüd Olga Svirska on saavutanud paarimeetrise edu Evita Poole ees ja tundub, et see vahe hakkab ka natukene kasvama. Sõita on jäänud veidi enam kui 500 meetrit. See tähendab, et distantsi selgroog saab murtud. Nüüd see sõit on olnud päris ühekülgne, aga muidugi ei saa veel Olga Svirskale medalid, siin kohe kuldmedalid kaela panna. Tuleb ikkagi hinnata, kuidas ta viimasel 250 meetril hakkama saab, sest see vahe 5, 6, 7 meetrit teisena liikuva Evita Poolega pole veel päris piisavalt selline, mis lubaks ennast ülimalt kindlalt tunda. Kuigi nüüd hakkab Svirska vahet siin konkurendiga, lätlannaga vaikselt suurendama. See vahe on suurenenud juba 10 meetrile ja kas nüüd Olga Svirska läheb oma teed? Tundub, et see vahe on stabiilselt, vaikselt tiksumas suuremaks. 300 meetrit on jäänud sõuda ja nüüd on juba Poole ees edumaa 13-14 meetrit. Siin võib hakata juba mõtlema Svirskast kui potentsiaalsest kuldmedalistist, aga vara veel päris õisata, ootame ära. 200 meetri märk jõuab kätte nüüd. Endiselt on Svirska juhtimas, vahe on Poolega kasvamas, vaatame, mis toimub tagapool. No seal Eve Sankovski on hetkel kolmandal positsioonil ka, kindlalt võib ta ennast seal tunda. Küsimus on nüüd selles, et kas ta suudab ohustada Evita Poolet, tõenäoliselt enam mitte. Vahe on 20 meetrit, see on päris pikk, et seda viimase 100 meetri või 150 meetriga tagasi sõita, aga Olga Svirska on läinud oma teed ja siin tundub küll, et Olga Svirska võitu enam ei väära. Siin ei Evita Poole ega Eve Sankovski ja Svirska läheb siin kindlalt võidu poole. Me saame varsti õnnitleda Svirskat kui alfavõistluse tänavust võitjat ja ülekaalukat võitjat, sest et vahe on Evita Poolega koguni 25 meetrit ja siin õnnitlussõnad Olga Svirskale. Olga Svirska ladies winner 3:35,8 ja see on ka ilus tulemus. 3:41,3 Evita Poole ja kolmandana mullune teine Eve Sankovski 3:47,3. Palju õnne!